Laupäeval oli mäng Kalevil siis Tallinna FC Floraga. Mängu alguses mindi juhtima 1-0, kuid poolele mindi juba 2-1 kaotusseisuks ja lõppseisuks 1-4 kaotus. Kuidas mängu kommenteerid? No, meil oli ikka kõvasti õnne, et me selle värava sealt saime, et ega meil rohkem seal eriti neid variante ei olnud, et teine poolega just üks variant, et Flora mängis väga targalt ja oli vist ikka päris palju üle, aga poisid võitlesid nii palju kui said ja teatud asjadega jäime jätta. Eks me arvasime, mida Flora võib teha ja tegi ka sükese asja kohe seal algkoosseisus, aga me olime selleks valmis, aga ei suutnud ikkagi kõikide asjadega toime tulla, et Flora lihtsalt oli hea. Kuidas hindad Flora hetkeseisu, et kas Flora sel aastal võib olla tiitlipretendent või ei pruugi selle mängupilli peal olla, et oleme mänginud nii Levadia kui Nõmme Kalju kui Sillamäega, et kuidas Flora hetkeseis tundus? No ma olen kõigiga olen mänginud, siis ma olen näinud päris palju mänge ka veel, vaadanud videosid ja et kui ise seal enda meeskonna peal, siis näiteks Levadiaga ei saa nagu võrrelda, kuna Levadiaga mängisime lumesopi sees, nii et seal oli nagu hoopis teine asi, aga Sillamäe ja Flora on küllalt võrdsed, ma arvan. Ja mõlemad üritavad mängida. Sillamäe mängib rohkem nagu sellist, kuidas ma ütlen, et lühemat, aga ka ühekülgsemat jalgpalli. Aga Floral on taktikaliselt on ikkagi päris palju nagu juurde pandud võrreldes eelmise aastaga, et nende vastu on ikka päris raske, ma arvan, ka kõikidel teistel võistkondadel. Et eks oleneb, ma arvan, Floral on vist põhiline see, et kas nad suudavad ka need väravad ära lüüa, mis nad võimalusel nad kindlasti tekitavad, aga kuidas nad realiseerivad, et see on, ma arvan, aga tiitliitlus, seal on need 4 võrdset tippmeeskonda, nii et ja Infonet ei ole neist palju maas, et Infonet, ma arvan, võib neist kõiki vabalt võita, Nüüd mainisid viimasena Infoneti, et järgmises voorus kohtumegi Infonetiga, et no jah, et täna hommikul ma vaatasin 2 mängu üle Infonetiga, mis nad mängisid siin, ma mänginud selle aasta jooksul ja midagi ma nagu seal kirjutasin ja mõtlesin ja eks annan need mõtted Sergeile, eks tema otsustab, mis taktikaga me lähme, aga ma ütlen, et nüüd esimest korda selle aasta jooksul on selline nagu, et päris täpselt ei tea, et kuidas peale minna. Et nüüd see tuleb tänase homse päeva jooksul välja mõtelda, kuidas me sinna peale lähme, et Infonet on ikkagi, ma pakun, et meie jaoks võib-olla kõige raskem pähkel üldse. Just tänu sellele, et nad jooksevad tohutult palju. Kui nüüd julgelt küsida, et oskad sa pakkuda, palju lüüakse väravaid? No ma loodan, et võimalikult vähe. Infonetiga kohtume siis juba reedel kell 7 Sportland Arenal. Sellest nädal hiljem on meil vastaseks siin jälle Infonet 2. mail, et tuleb 2 järjestikku rasket mängu. No meil hakkas jah, need rasked mängud hakkasid pihta, kui eelmine nädal oli, ehk siis praegu üle-eelmine nädal oli Nõmme Kaljuga. Et Kalju, Flora, Infonet, Flora Kalju, et need 6 mängu järjest, et tuleb ära kannatada ja kui siit kuskiltki midagi kätte jääb, punkt või mõni punktikene, et siis on juba jah, aga see on tähtis, et ära kannatada ja pärast seda pead olema juba tugev, et järgmist pärast neid mänge punktide peale ikka konkreetselt juba minna. Selge, aitäh!